Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Viimased salajase arvamuse uuringu tulemused näitavad, et poliitika ei huvita inimesi. Inimeste hulk, keda poliitika ei huvita enam üldse, on viimase aastaga kasvanud 12% võrra. Samas aga ei ole uuringu autorite sõnul muretsemiseks erilist põhjust, sest paralleelselt tehtud uuringust selgub, et inimesed ei huvita ka poliitikat ja aasta jooksul on umbes 12% kasvanud ka nende poliitikute arv, keda inimesed ei huvita enam üldse. Inimeste ja poliitika huvide täielikku lahknemist prognoositakse siiski alles järgmise aasta lõpuks. Rail Balticu projekt sai Balti peaministrite ühisel kohtumisel aga hoogu juurde ja pressiteate kohaselt Läti poole pealt probleeme ei ole. On hoopis innovaatiline lähenemine raudteele kui sellisele. Läti raudteed küll ei ehita, vaid ehitab lennuvälja täpselt sinna, kuhu Eesti-poolne raudtee jõuab. Raudtee läheb üle lennurajaks. Toimub ümberistumine ja edasi liiguvad seal reisijad juba lennukiga. Tegemist saab olema siis Rail Air Balticuga, mis on Eesti poolel Rail Baltic, Läti territooriumil Air Baltic ja Leedus jälle Rail Baltic. Läti poole raudteesse mõeldud summad investeeritakse Air Balticusse. Uus lähenemine muudab reisimise tulevikus sellisel mitmekesisel raudteel oluliselt kiiremaks ja vaatemängulisemaks ja kulutatud raha ei ole maksumaksja jaoks kuhugi kadunud, märgitakse peaministrite ühisavalduses. Keskkonnaameti värske analüüsi kohaselt on Eestis kujunemas murettekitav trend. Jalgratturid ja karud satuvad üha sagedamini omavahel kokku. Amet rõhutab, et probleem ei seisne mitte karude liigses aktiivsuses, vaid hoopis jalgratturite kontrollimatus arvukuses. Uue kava kohaselt tuleb esmalt läbi viia ka üleriigiline loendus, mille käigus hinnatakse niinimetatud elujõuliste jalgratturite arvu. Keskkonnaamet rõhutab, et eesmärk ei ole jalgrattureid välja suretada, vaid tagada nende jätkusuutlik koos eksisteerimine karudega. Tegemist on klassikalise tasakaalu küsimusega looduses, kui üks liik muutub liiga arvukaks, tuleb sekkuda, lisatakse ametist. Jalgratturite liit on plaani suhtes kriitiline, väites, et neid koheldakse kui invasiivset liiki. Keskkonnaamet on selle väitega nõus. Kliimaministeerium annab aga teada, et Eesti loodushoius keeratakse peatselt uus ja senisest rohelisem lehekülg ning valitsus on otsustanud keelustada raietegevuse Peipsi järvel, Võrtsjärvel ja Saadjärvel. Nimetatud veekogudel on igasugune raietegevus keelatud alates 1. maist. Kuna puidutööstusele tuleb samuti mõelda, siis otsustati, et kompensatsiooniks raiekeelu eest veekogudel antakse nimetatud veekogude pindalast 2/3 ulatuses raiumiseks riigimetsa. Sellise vangerdusega kasvab looduskaitsealune maa ja ühes sellega ka pindala, kus raietegevus on keelatud. Samas saavad metsatöösturid aga rohkem raiuda. Raiekeeld veekogudel on kavas patenteerida ja esitada ka Nobeli loodushoiupreemiale. Ja lõpetuseks seltskonna uudiseid. Kastre kultuurimajas täna algusega kell 19 jagab oma ilusaladusi kohalik seltskonna tähtes Pa. Ettekanne teemal, kuidas 30-sena välja näha nagu 29,5. Sissepääs 15, väljapääs 30 eurot. Eetris olid uudised.